ma nüüd hakkan kavaldama, ma ei ole nende kohtuasjade materjalidega isiklikult tuttav ja ega ma ei pea väga võimalikuks ajakirjanduse pinnalt hakata nüüd asju kommenteerima, et mitte, et ma nüüd totaalselt ei usaldaks ajakirjandust, aga kindel on see, et selleks, et kuidagi nüüd hinnata, pead sa ise kohtunik olema, kõiki dokumente nägema ja vaatama. Oportuniteedi võimalused on meil seaduses legaalselt olemas. Kas ja kuidas seda kasutada, millises asjades, eks ta üks selline vaidlusteema kindlasti ole. Õige on muidugi see, et jah, et kui on selline avalik huvi on piisavalt suur, et siis nagu pigem oportuniteediga lõpetamine kõne alla ei peaks tulema. Aga veel kord, ma ei tea täpselt nende kohtuasjade asjaolusid. Aga ma tahaks öelda nüüd eriti Mati Alaveri asja kohta nüüd ka veel seda, et lihtsalt küsida ühe sellise retoorilise küsimuse, et kui nüüd oletada, et Mati Alaveri kohtuasjas näiteks mõned tõendid olid saadud täiesti ebaseaduslikult. Ma lihtsalt oletan, täiesti ebaseaduslikult, näiteks ebaseadusliku jälitustegevusega või mis iganes. See tähendab seda olukorda, et nende tõendite pinnalt kuidagi ei oleks olnud lubatud siis süüdi tunnistada. Nüüd on küsimus, et kui kohus poleks tohtinud süüdi tunnistada, kas siis me tahame väita, et see ei tähenda ajakirjanduse keeldu ikkagi omade reeglite järgi mees ikka häbiposti lüüa? Et ma ei ole kindel, et see ka väga õige on. Ehk siis tuleb mõelda ka selle peale, et põhimõtteliselt kas ikkagi toimikus võib olla, kriminaaltoimikus võib olla väga palju igasugust materjali. Aga ega siis iga selle materjali pinnalt ei saa veel ju kedagi süüdi tunnistada. See, millised tõendid pärast kohtus vett peaksid, see on täiesti eraldi teema. Ja veel kord, ma ei ole kindel, et nüüd mingi õigus on see, et ajakirjandus ütleb, temale mingisugused menetlusreeglid ei loe, vaat tema lihtsalt seda rahvast tahab ja et tema võib nagu isiku ära hävitada ka selliste asjaolude pinnalt, mille pinnalt kohus inimest kinni panna ei saaks. Ma ei ole kindel, et see õige on.